Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Tervitame kõiki Eesti Krooni saate kuulajaid. Käes on esmaspäev, on värske Eesti Krooni saate episoodi aeg. Eesti Kroon saade rahast, pangandusest, investeerimist ja majandust ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ning tervist, Andro! Tere! Kuule, ütleme niimoodi, et mida mina olen tähele pannud, et iga kord, kui sa siin salvestama tuled, on see, et ilmselt see peegeldab seda Hoiu-laenuühistu käekäiku, et kui on tanklast võetud kohvi kaasas, siis ju siis läheb hästi ja siis kui on halvematel aegadel, siis on sul enda tops kaasas töö juurest võetud kohviga. Ei, see on ikka nagu sellest, et mõnikord jääb tops töö juurde, nagu, et siis tuleb võtta kallimat kohvi. Aha, ja mind murelikuks teeb siis, kui sa üldse küsid minu käest kohvi. ja, et siis pole üldse raha enam. Aga ma ei ole kaua küsinud enam. Ja ei, no ütleme niimoodi, et ju siis läheb hästi järelikult. Ja, ega ei saagi teisiti minna, sest et tegelikult ju, kui nüüd peaks ju kohvik ju endal varnast olema võtta, et ei saa märkimata ette, et peab alati ikka ja jälle küsima, et kuidas plaan B kohvikul läheb, et vaatan, et noh, et kõrtsmik paisub, et ju siis külastajate arv ka paisub. Ja paisub küll kusjuures. Kõrtsmik? Ei, külastajate arv. Ja ma ise püüan ikka võimalikult vähe võtta sealt, aga ma natuke pean degusteerima nagu. Aga ma võtan siukseid asju, mis ei tekita paksust nii palju. Ma pirukatest näiteks püüan eemal hoida ja jäätist ei võta ja... Jah, et ütleme, et peab tunnistama, et on endalgi mitu korda juba käidud, et eile sai ka käidud, käisime tütrega siis jäätist ära proovimas. Luure juba ütles. Et käisime jäätist proovimas ja siis oleme käinud, siis ma olen ise seal söömas käinud nüüd paar korda, nii et tasub käia, et ega midagi öelda ei ole, et viiekaga on nagu kohati tekitab, ütleme, sest... kohmetust, et lööd viieka lauda, siis lähed sinna bufeesse ja näed siit võtta seda ja siuke natuke kohmetu on olla, et okei, nagu fünfo eest või, et kui palju nagu tõsta, et juut minus ütleb, et tõsta veel, teiselt jällegi, kui sa maksid kõigest viiekat, käitu viisakalt. No jah, vaata, võib-olla sul on õigus nagu selles mõttes. Aga ma pean ütlema niimoodi, et ega viiekaga elab ära küll juhul, kui massid käivad. Nii et eks alguses tuleb ikka peale maksta nagu. Aga kui juba praegu on niimoodi nagu siin viimased mõned päevad on olnud, et siis hakkab midagi üle ka jääma. Aha, nii et... Aga selles mõttes vaata tuleb arvestada sellega, et ma maksin ikka kinni ju need nõud nagu seal ja asjad, et need ei ole tagasi teeninud veel. Et nii-öelda algne investeering veel vajab tagasi teenimist, aga nii-öelda päeva lõikes või siis nii-öelda päevaraha hakkab siis juba tulema. Hakkab tasa tulema. No näed, et eks ilmselt inimestel hakkab vaikselt ikka huvi ka tekkima. Ja tead, ma ütlen sulle ühe asja veel ära, et mitte see raha ei ole kõige olulisem, nagu tähendab ega sealt mingisuguseid suuri kasumeid nagu nii ei teeni, et et sellega vist rikkaks ei ole võimalik nagu saada, aga võib-olla on ka nagu, kui seda igapäevaselt tegeleda. No kas just rikkaks, aga ära on vast võimalik elatada. Siis peab natuke teine lähenemine olema võib-olla selle asjale. Aga tead, mis mul kõige alguses kõige murelikumaks tegi nagu see, et on nagu söögid ette valmistatud. Ja kui käib alguses vähe inimesi, nagu, siis on nagu kurb nagu lihtsalt sellest, et head söögid lähevad nagu raisku. Et sellest see on täpselt nagu tomatitega, et mul ei ole niivõrd mure nagu tomatitega mitte kunagi hooajal nagu sellest, et kas ma raha saan või raha ei saa nagu, eks ole. Muidugi on päris tasuta ei taha teha, vaata, kui sa teinud ikka oled, siis tahad ikka midagi tagasi ka saada, sest paratamatult on ka mingid kulud ja ise ära on ajakulu. Aga nagu tomatitega on ka nagu see, et kõige suurem mure on see, et kui on tipphooaeg, sul tuleb palju tomateid ja sul on kogu aeg mure, et kas poed võtavad vastu ja kas nad mitte halvaks ei lähe. Sest nad on ka nagu elusolendid, vaata, see on üks asi. Teine asi on nagu see, et see on nagu toit, et jõle halb on nagu see, et sul on toit, samas räägitakse seda, et keegi kuskil on näljas, kas siin meil või kuskil mujal, et ei saa endal toitu lubada, aga sina siis istud selle hunniku otsas ja pead ära viskama. See on kõige kurvem. Nii et tulles tagasi kohviki juurde, et julgustan tulema, et tulge ja tõstke ja ärge häbenege, et ainult viiekas. Ja tõstke nii palju, et järgi ei jääks, et ei peaks pärast ära viskama. Ja vaata, ma praegu tulin just üle tee nagu siit bensiinijaamast.
2.37, ainuüksi kohvi eest, eks ole. Aga kohvikus plaan B, et viieka sees on kohvi ka nagu. Ja mina jällegi, sulle siin jällegi väärt nõu on see, et kuidas seda toitu mitte raisku lasta, on Anna Maksimile. Ei, seda loomulikult ka, et mõtle see nädala menüü ette, et mina olen kuulnud, et tehakse sellist asja, et ongi, et vaata, kui sul olid esmaspäeval makaronid on, need keetud makaronid asjad nagu järgi jäänud, et siis nendest tehakse juba järgmine päev teed makaroni vormi ja niimoodi. Ja siis liha... kolmandal päeval lased juba läbi hakklihamasina, paned piruka sisse. ja siis on siis kui pirukas ka ära ei lähe, siis lased selle veel kord hakklihamasinast läbi, teed kotlette. Ja liha ka jällegi, et juurde, kui saab seisma, siis hakklihamasinasse ja nii edasi. Niimoodi see kuidagi see ringmajandus käib, et teine on hea lugu. Ja lõpuks peab sul põrsad olema, siis toidad põrsastele. Kus saad liha pärast? Kus saad liha pärast. No näed, ringmajandus, vaata, kui meil need poliitikud ees otsas ka selle rohemajanduse, sellise ringmajanduse osas hakkaks siis niimoodi kalkuleerida, siis seda 2,6 miljardit poleks nagu. Ei oleks ja jäätme probleemi ka poleks, näed, jäätmed söödad kõik kanadele ja põrsastele ja tuleb uus toodang. Ja, tuleb niimoodi mõelda. Aga igatahes jah, et üleskutse kõikidele sinna plaan B kohvikut külastada ja siin sel teemal ka kiiresti natukene jätkates, et üritusi seal on juba mitu tükki olnud, et kas on lähiajal on midagi sinna planeeritud ka veel toimumas? No praegu ma nii öelda ei oska sulle, aga siukest avatud üritusi, oskan ikka öelda. 4. märtsil. 4. märtsil toimub meie Nursipalu üritus. Nii, see on nüüd teine vaatus selle, et ühe korra juba kistutud. Nii, et põhimõtteliselt Marika Niidumaa ja Tiiu Ridari tulevad tegema ja õhtul kell 6 jälle ja nii, et seadke vaim valmis. 4. märts on meil tuleb, kas ta on vist äkki teisipäevane päev? On vist küll, jah. Et teisipäevase päeval, et homme. Jah, siis kui meie saade eetrisse läheb, et siis järgmisel päeval toimub see üritus, et tulge, kuulake ja mõelge kaasa, et kõige olulisem ju selle asja juures ongi alati see kaasamõtlemine ja head ja paremat süüa saab ka veel võtta. Ja kõht täis ja pea mõtteid täis ja saab mõtteid vahetada ja käia ka siis tunda, mis, ütleme, kui pöördud selle just nagu see roheenergiaga praegu kaasnes sellest, et inimesed väga seisavad nende tuulikute vastu, et kui te seisate nende tuulikute vastu, siis tasub ka kindlasti selle koosolekul läbi käia, et seal kuulete siis Nursipalu rahvalt, et mis tunne see on, kui sinust lihtsalt jõuga üle sõidetakse. Jah, täpselt nii. Et kuidas selline asi käib ja kuidas selle vastu võielda ja mida nemad on teinud ja kuidas nemad oma võitlust jätkavad ja kui toetage neid, toetavad nemad ka võib-olla teie nagu võitlus tuulikute vastu. Ja mul on hea meel nagu, et vaata, meie Nursipalu avas ju ka konto Tartu Hoiu-laenuühistus või ühisarveldustes. Ja siis tegime ka üleskutse Tartu Hoiu-laenuühistu liikmetele ja palju neil toetusi tuli nädalaga kaasliikmetelt. Sa mõtled nagu summaarselt või kui palju eurodes. Eurodes. No ma arvan, et äkki 1000 eurot tuli toetust. 1500 ja natuke kopikaid peale veel, nii et nad said seal advokaadi arve ära tasuda ja saavad oma võitlust jätkata põhimõtteliselt. Nii et ma ausalt öeldes nii palju ei loodnudki meie liikmetelt. Ma nii optimistlikult ei suhtunud, aga liikmed päris heldelt toetasid. No näete, et see ikka ühisliikumine ja see ühismõtlemine on ikkagi paistab, et toimib, et vähe sellest, et me siin ühistuliselt mõtleme, ühistuliselt rahaasju ajame, siis meil on mõte kaasas ikka veel ühistulisi olemas. Nii, aga teeme siin väikse kiire pausi ja siis ühistulisest mõtlemisest ja paraku ühest ühistu kadumisest räägime juba järgmises segmendis. Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Oleme saatega tagasi, saade on Eesti Kroon, saade rahast, pangandusest, investeerimist ja majandusest ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ja mis siin salata, et eelmine nädal siis tuli selline kurb uudis, et üks järjekordne ühistu lõpetab oma tegevuse, et peab nentima, et aasta tagasi oli neid 21, praeguseks on jäänud 14,
et pidid kokku pakkima, et miks see niimoodi on, Andro? No kõigepealt see 21 ja 14, et sa võtad vist kuskilt ajalehest selle nagu. Jah. Noh, ma muidugi arvan, et see nii päris ei ole ja kui ta ka on, ütleme niimoodi arvuliselt, statistiliselt, siis ta ongi ainult statistika, sellepärast et noh, et nende 21 hulgas ka tegelikult ju päris palju on nagu selliseid riiuliühistuid, et kunagi mingi seltskond on nagu mõelnud, et teeks ja siis pole tegema hakanud ja on käega löönud ja lihtsalt ära likvideerinud. Et see on nagu üks asi. Teine asi on see, et võib-olla see ajakirjanik ei ole otsinud nagu sellise täheühendi alt nagu HLÜ, et teatud hoiulaenuühistud on HLÜ nime all, et mitte hoiulaenuühistu äriregistri teabesüsteemist, nii et vast ikka 7 tükki ei ole ära kadunud, et see tundub nagu kuidagi palju. Aga noh, kui ka on, ma ütlen, see on statistiline, aga nüüd Põlvamaa hoiulaenuühistu, millele ilmselt viidatakse seal artiklis, et noh, see on järjekordne näide nagu sellest, et esiteks need hoiulaenuühistud, kui tegevusmudelit on kotitud, eelmine korralik ühistu, mis ära lõpetas vabatahtlikult, mitte ei läinud pankrotti, vaid lõpetas vabatahtlikult ära oli Kehtna hoiulaenuühistu Raplamaal. No nüüd on siis Põlvamaa hoiulaenuühistu, mis on Maapanga kunagine järglane, aga mitte noh pankrotipesast, vaid lihtsalt töötajad ja Helle Virt oli siis Maapanga juhataja ju koha peal seal ja tema oma meeskonnaga organiseeris siis hoiulaenuühistu, kui Maapank kui selline oma tegevuse lõpetas. Nii et kohalikud inimesed said siis ikka pangateenust edasi kasutada ja laenata ja hoiustada ja nii edasi. Nii et selles mõttes oli tänuväärne tegevus, aga näed 24 aastat inimese jõud saab otsa lihtsalt. Ja ei ole järglasi nagu seal, kes teeksid. Ja vaat selles ongi nagu see küsimus, et need Kehtna hoiulaenuühistu ja Põlvamaa hoiulaenuühistu, et nad on jäänud piirkondlikeks hoiulaenuühistuteks ja see on nende viga nagu. See on nende viga, sest noh, vaata, majandus on globaliseerunud, majandus läheb suureks, aga nemad on jäänud väikeseks oma piirkonda. Noh, kui nad alustasid Kehtna 90ndate alguses ja Põlvamaa hoiulaenuühistu 2001. aastal, siis olukord oli ju hoopis teine, et olid talud, väikesed talud, oli kohapeal tootmised, olid meiereid, asjad, autoremonditöökojad, no kõik sellised, no igasugused väiksemad tootmised ja väiksed kauplused ja asjad, inimesed tegutsesid piirkondades, noh, oli neil raha hoiule panna, teistpidi oli neid, kes laenu võtsid, aga nüüd on olukord ju muutunud, et väga paljud maapiirkonna ettevõtted on kinni pannud ennast, väiksed talud on kadunud, on suurtega liitunud, on välismaalastele maha müüdud ja sama niimoodi kõikides tegevusvaldkondades ja eks selles mõttes need hoiulaenuühistud, kes ei ole läinud üle Eesti selle tegevusega, noh, eks nad paraku peavadki ühel hetkel nagu kinni panema, et eks neid tuleb veel nagu, kes oma tegevuse ära lõpetavad, kes ei ole üle Eestiliseks läinud. Aga teistpidi on peale tulnud nii-öelda uue põlvkonna ühistut, noh, kõige esimene nendest oli Tartu hoiulaenuühistu, mis on ka Eesti hoiulaenuühistute liidu liige. Noh, seal on veel tulnud Raha hoiulaenuühistu ja Tallinna hoiulaenuühistu ja Põhja-Eesti hoiulaenuühistu. Nemad on kõik võtnud suuna nagu üle-eestilisele tegevusele. Ja noh, see on neid ka nagu noh, selles mõttes ree peal hoidnud ja ka näiteks Kambja hoiulaenuühistu, et tal on ka ju minu teada kontol on Tallinnas ja kuigi nimi on Kambja hoiulaenuühistu, no mis siis, Tartu hoiulaenuühistu nimi on ka Tartu hoiulaenuühistu, aga me tegutseme Narvas ja Valgas ja Tallinnas. Nii et vaat Kambja on nagu teine, et seal on ka järelkasvu ja nooremaid inimesi, kes üle võtavad ja on nagu seda üle-eestilist aaret. Nii et eks see on paratamatus nagu. Mitte sellepärast, et hoiulaenuühistu kui tegevusvorm oleks läbi kukkunud, vaid tegelikult see näitab seda, et Eesti kui rahvusriik või Eesti kui niisugune piirkondade riik, kus igas väikses külas peaks elu valitsema, on läbi kukkunud. Eesti regionaalpoliitika on läbi kukkunud. Jah, et väga kurb on lugeda, et veerand sajandit tegutsenud hoiulaenuühistu, et pakib asjad kokku, et ja väidetavad, neil on lausa 700 liiget, et 700 liiget Põlvamaal, et noh, see on märkimisväärne arv, et no muidugi, noh, katsuse kokku saada, ja 700 inimest kaasmõtlejad, kes nagu sul kliendiks tulevad, et muidugi jah, et nemad põhjendavad ka seda kinnipanekut see riigipoolseks, noh, ei hakkagi isegi riigipoolseks kottimiseks. See ongi nagu see, nagu jutt ise, et sul järelkasvu ei ole,
võib-olla sa otsiks seda järelkasvu, aga sa pead hoopis tegelema nagu sellega, et mingi riigi kirjadele seal vastata ja üldse, noh, tuleb jälle järjekordne seaduseelnõu või mingi asi, et noh, siis hakkavad sul liikmed helistama, hakkad neid rahustama, sa ei saa nagu põhitegevusega tegeleda, et peadki tegelema selliste asjadega ja kujutad ette, noh, see proua Elle Virt, tema on ju ikkagi pensionieas nüüd tänaseks ja ühel hetkel inimesel ju, noh, tekib nagu see tunne ka, et aga naudikski pensionipõlve ja miks ma pean võitlema nende tuuleveskitega, et ja seda bürokraatiat, et ära vormistada ennast ühistupangaks ja noh, nagu nemad ka väidavad, et mõeldamatu on võtta 70 inimest tööle, kui praegu oli neil 1,5 inimest nagu tööl, et nüüd äkitselt noh, 700 on ikka korralik liikmete arv, sellega kaasneb ka siis võib-olla ilmselt tõesti see nõue, et kui ühistupank, siis see järelikult mingi vähemalt 700 inimest 700 inimesel 70 töötajad, iga 10 liikme kohta üks töötaja. Ja, kes tegutseb ja tegeleb tema asjadega, et noh, et siin koha peal mõeldes, et Andro, et sul vist kui sa nagu püsid ja hoiulaenu ühistu, ütleme, ühistupanga sellega nagu läheb ühistupangaks, siis vist kontorihoone jääb kitsaks, vist on vaja hakata suurendama. Siis on vaja suurendama hakata, no näed, vaata Tartu hoiulaenu ühistuga tõesti, et meil ei ole nii palju kohtasidki. Et võib-olla Valka mahub ära, aga ma ei tea, kas me Valgas leiame 70 inimest, kes hakkab tegelema nende asjadega, nii et no, võt, on siuksed asjad. See näitab selle riigi algatuse ebaloogilisust. Ei no, matemaatikaga ikkagi täpselt paika, et hoiulaenu ühistul on neid liikmeid on kõvasti üle 700, iga 10 liikme kohta üks inimene, et noh, siin on, vaata, et sa saad siin suureks tööandjaks kohe muutuda. No suureks tööandjaks ja et riigil kohe hea, vaata, et maksud laekuvad hästi, tööjõumaksud ja et kas sealt nagu tulemust ka tuleb, see on teine asi. Ma kardan, et tulemust ei tule nagu, sest kõik see riigi bürokraatia on väga suureks läinud. Kõik need rahapesu teemad ja asjad, need on tegelikult absurdi viidud. Ja mina ütlen ausalt välja, mina küll ootan nagu seda, et siin rahvusvaheline poliitika muutub. Ja eeskätt, noh, miks see rahapesu teema on ka nii karmiks läinud? No ühelt poolt, eks meie oma ministrite ja nende heaks kiitmisel või loidusel, see omal ajal ju kõik toimuda sai, see suur asi ja see käis ju läbi pankade. Ja siis nagu Eestile kombeks tõmmati kruvid hästi kinni nagu ja tehti hästi suur üleregulatsioon ja nüüd selle sõjaga veel eriti nagu on tekitatud kuidagi, et peaaegu, et iga välisarveldus on juba vaadeldav nagu terrorismi ohuna, et no justkui ettevõtjad nagu muuga ei tegelekski, et nii kui sa kuhugile suuremaid summasid kannad, isegi tegelikult siseriiklikult, et nii on nagu see, et aga äkki sa oled ikka nagu terrorismi rahastaja ja ostad pomme nagu ja äkki sa Putinit nagu kuidagi toetad ja rahastad ja niimoodi, et näed, ma käisin ka Narvas, et võib-olla ka mõni arvab nagu seda, et me oma seda esindust üle vaatamas, et aga võib ju kohe öelda nagu seda, et näed, ja ma ütlen, et tõingi Narva kassa, tõin Tartusse ära, aga kui ma seda nagu ütlen, siis kohe paljudel hakkab võib-olla nagu see, et kes liiga palju lehti loevad, et aga vaata, äkki Putin isiklikult käis hoopis Narva piiripunktis üle andmas nagu seda raha, et näed, tuleb Narvast sularaha, aga eks ole, on ju kahtlane nagu, eks ole. Noh, ja ilma naljata tegelikult, et noh, sina võib-olla muigad siin ja võib-olla raadiokuulajad muigavad, aga mina arvan, et riigi esindajad kusjuures ei muigagi nagu selle asjaga. Nad on üles köetud ja nad võivadki nagu niimoodi arvata, et see ongi väga suke kahtlane tegevus. Nii et noh, ma olen nende asjadega kokku puutunud ja nende kontrollidega ja noh, seal jääb ikkagi nagu sellest talupoja mõistusest puudu korralikult, et nad on koolipingist läinud järelevalvesse ja nad ei olegi ettevõtlust näinud nagu, noh, nad ei kujutagi ette, et nad loevad ka ajalehti, et noh, sularaha on näiteks paha ja noh, ütleme, et kui sealt väljapoolt Euroopa Liitu laekumisi tuleb, et see on ka nagu selline kahtlane ja kui inimene kahtlaste või pahade asjadega nagu tegeleb, siis ta ongi nagu paha ja et nendel on nagu hästi sellised lihtsad lahendused, et noh, lüüakse ennem risti, pärast küsitakse küsimusi. Pärast küsimusi ei küsita, kui sa oled risti löödud, ega no kes sult enam küsimusi küsib, siis on nagu läbi, eks ole, selle asjaga, et siis võetakse järgmine ette. Nii et mina loodan küll nagu seda, et ausalt öeldes, ma loodan, et valitsus vahetub, punkt 1. Täna ei ole kaevata ka mitte kellelgi nagu selle peale. Et noh, tänase rahandusministri või rahandusministeeriumi juurde
ausalt ma olen taotlenud minna, aga polegi vastu võetud nagu, eks ole. Et järelikult ei taheta nagu näha seal ja kuulda nagu sellest. Et ma nagu, jah, paraku ei näe, et seal dialoogi soovi oleks ja noh, kui sa lähed nagu nendele rääkima neid jutte, nad on nagu nii ametkondade poolt nagu. Aga ametkonnad on, ma ei teagi, kelle poolt nad on, et ametkonnad on lihtsalt mingisugused käsud kätte antud koolitustel ja igal juhul ettevõtja või Eesti inimese poolt nad ei ole. Ja ütleme siukse tervemõistusliku arutelu poolt. Nii et mina loodan küll, et valitsus vahetub, ma loodan, et sõda läbi saab, sellepärast, et see võtaks ka maha, nagu on ju kuulda, et Ameerika tahab ka sanktsioonid ära lõpetada Venemaa suhtes. Mitte suurest Venemaa armastusest, ma ei armasta Venemaad ja ma ei ole kunagi nagu seda Vene mentaliteeti nagu sallinud, eriti Eestis, et noh, Venemaal tehku nagu, mis nad tahavad, aga mitte Eestis. Aga seda ma ütlen küll nagu seda, et hirmul on nagu suured silmad ja normaalne kaubavahetus peab nagu olema ja kaubavahetuseks on vaja ka rahade liikumist ja väga paljudel ettevõtetel tõmbas see kraani kinni ja hapniku kinni. Olgu see Mercedeste eksport, mille pealt me teenisime, olgu see nafta teemad, õli teemad, noh kõik need teemad, mis on nagu väga olulised ja mis edasi käivad, aga lihtsalt mis mängiti nagu riigimeeste firmade kätte nagu, et väikesed firmad jäid kannatajateks. Jah, korra siis sellised natukene ka hirmule otsa vaadatuna. Kui peaks tulema see moment? Ei, ma ütlen sulle ühe asja veel. Isegi, vaata, meie suur partner on Ameerika Ühendriigid. Meie rahapesuagentuurid kardavad isegi ju seda, kui sa teed Ameerika Ühendriikidega tehinguid. Vaadake suuri pankasid kasvõi, nad on peaaegu kõik on nad dollaritehingud ära keelanud. Meie kõige suurema liitlasega äriajamine on ka nende meeles suur patt nagu. Nii et noh, me oleme jõudnud sellisesse ebaloogilisse olukorda. Näiteks meie see Leedu toru, millega me oleme ühendatud Leedu keskpangaga, see on nagu Hoiulaenuühistu liidu tütarfirma arendatud ja sinna investeerisid omal ajal Virginia Hoiulaenuühistud, Virginia Ameerika Ühendriikide osariigi, siis ütleme eraisikud, ettevõtjad ja ka Virginia Hoiulaenuühistute liit. Aga mitte ükski neist ei ole saanud oma osalust Eesti äriregistris, väärtpaberite keskdepositooriumis registreerida, vaid ametlikult on see Eesti Hoiulaenuühistute liidu nimel, mis tähendab seda, et noh, lihtsalt see bürokraatia oli nii suur, et panna Ameerika residendist ettevõtet või eraisikut omama nagu Eesti registris aktsiad, firma aktsiad, mis oleks nagu normaalne. Miks ei või Ameerika ärimees, korralik riik, Ameerika Ühendriigid, tema ettevõtted, ei ole venelane, eks ole. Aga näed, ei saa. Ja see oli juba 10 aastat tagasi teema nagu, et seda ei saanud teha. Nüüd on asjad veel hullemaks läinud. Et vaat siuksesse absurdi oleme jõudnud. No, kui sellistest absurdsetest olukordadest rääkides, et ikkagi tulen tagasi selle peale, et Andruk, kas sa kujutad ette, et mingi moment raugeb ka sinu jaks kogu selle bürokraatiaga võitlemiseks ja tegelemiseks, et ja peadki pillid kokku pakkima, et kuidas see välja näeks, et noh, see on ju sellisel puhul ju on ikkagi omad protseduurid, laenud on ju välja jagatud, kõik on ju ütleme, ühistu liikmed tahavad oma intressi ikkagi tagasi saada ja nii edasi ja samas pead nagu mingid, mis on välja antud rahad ära korjama ja et kuidas selline protsess Hoiulaenuühistul välja näeb? Ma jään vastus võlgu, ma ei oska öelda, ma ei ole kunagi olnud selles protsessis. Nii musta stsenaariumid pole kunagi mõelnud, jah? Aga noh, ma olen jonnaka iseloomuga inimene nagu selles mõttes, et eks mõne päeva lõpus saab ikka jaks otsa, nagu, aga see ei tähenda, et järgmine päev hommikul üles tõuse ja uuesti edasi ei pane nagu. Ja õnneks ma ei ole üksi ka, et ikka meil on ju, noh, võib-olla siuke banaalsus on öelda, et meil on 5000 liiget. Noh, muidugi 5000 liiget kõik ei võitle, nagu mõned on lihtsalt nagu seal raha peal väljas ja intressi peal ja kui mingisugune noh, keegi kuskil kaugel kõmmutab, jookseb minema. Noh, neid on üksikud muidugi ja ma natukene utreerin. Aga päris palju on liikmed hulgas ka neid, kes ei ole juhtkonna hulgas, kes ongi lihtsalt reaaliikmed, kes ka kaasa võitlevad ja mõtlevad ja toetavad. Ja noh, see annab nagu jõudu, et ega riigi tegevuse vastu ei saa meist keegi, aga noh, kõik, mis minusse puutub, siis ma ikka püssi põõsasse ei viska nagu, kui elu ja tervist Jumal annab.
jah, et jõudu ja jaksu sulle, et sinu see hoiulaenuühistu kestaks kauem kui veerand sajandit, et mitu sajandit, et ei tahaks küll mitte mingil kombel näha sellise ettevõtlusliigi kadumist, vaatamata sellele, et jubedalt keeratakse vinti peale ja aga milleskist nii-öelda halvast peab ka midagi kasu ka tõusma. Ei, no ütleme niimoodi, et vaata, kui sa räägid mustast stsenaariumist, et ju ma ikka musta stsenaariumit ka mõelnud olen, et ma oleks sõge, kui ma ei mõtleks nagu neid asju juhina, eks ole. Aga mul on selles mõttes südarahu nagu, et nagu iga ettevõtte puhul, et kui peaks olema likvideerimismenetlus või pankrotimenetlus, ega lõpuks juhatus ei tegele nagu selle asjaga. Mitte, et see võimalus nagu täna oleks, ja ma lihtsalt räägin teoreetiliselt. Et siis nagu haldur ju toimetab ja teeb, aga mul selles mõttes on süda rahul, et kui täna Tartu hoiulaenuühistu konsolideerimisgrupp nagu sisuliselt turutingimustel maha müüa, ma arvan, et sealt jääb ülegi nagu, et igal liikmel on nagu rohkem kui see tema sisse maksud osakapital, et saab hoiused tagasi ja saab sealt kasumit ka peale veel, nii et meil seda varandust on ikka kogunenud nagu selle ühistöö tulemusena. Et selles mõttes mul on süda rahu, aga ma ütlen selle vastu, aga sinnamaani ei tohi mitte kunagi seda lasta või püssi nagu põõsasse visata selle pärast, et me teame ju väga hästi neid šaakaleid, et eks nad selle peale tegelikult mängivad, et siukene asi nagu juhtuks. Sest kas või, ja mitte Tartu hoiulaenuühistu puhul, nad mängivad nagu kõikide puhul niimoodi. Sest vaata, kui sa võtad nagu kas või selle, mis omal ajal oli Tartu Kommertspank, mida ikka mõni aeg tagasi veel kogu näiteks toodi, et Tartu hoiulaenuühistu, aga vaata, mäletad seda Tartu Kommertspanka, eks ole. Ma ei teaks, Ansip oli seal ja niimoodi, eks ole. Tuuakse veel seda niimoodi. Aga Tartu Kommertspangaga oli ju ka lood sellised, et asi polnud mitte pankrotis, vaid asi oli selles, et ta lihtsalt lühiajaliselt maksevõimet ei olnud. Kunagi ma peaks otsima selle raamatu üles, vaat seal on huvitavad näited üldse Eesti pangandusest niimoodi ja peaks siin nagu saates ülevaadet tegema, et see annaks aimu ka meie riikluse olukorrast nagu. Aga vaat selle Tartu Kommertspanga juurde tagasi tulles lõpuks oli seal niimoodi, et kui varad laiali jaotati, siis tegelikult aktsionärid ja hoiustajad said kõik tagasi ja aktsionärid said ka veel raha peale, nii et ei olnud seal hullu midagi. Nüüd sa räägid niimoodi, et osad, kes on, nagu sa ütled, need passiivsemad tegelased või ühistu liikmed, et need hakkavad just praegu käsi kokku, vaata nüüd, kui pillid kokku pakiks, siis saab veel rohkem vahelt. No ja ei saab küll, aga vaata, küsimus on selles, et ega see ei käi niimoodi hurraa ja et homme ärkad üles ja vaatad, et sul on juba topeltsumma nagu konto peale kantud, eks ole, eks see käib ikka läbi raskuste ja läbi menetluste, et sihukest asja nagu ei maksa tahta. Samamoodi oli ju see, vaata, kui mitte pankroti tõttu, aga lõpetas tegevuse ära, mis ta oli see itaallastele kuuluv, see Marfin Pank oli vist ja mis tal lõpus nimi oli. Vaata, tema oli ka ju niimoodi, et tal võeti tegevusluba ära, seal oli ka vist mingisuguse rahapesu teemad või asjad, ka sihukene poolabsurdne värk ilmselt. Ja hoiuste tagamise fondi kaudu maksti tal hoiused välja esialgu ja hiljem sealt likvideerimismenetlusest tuli siis hoiuste tagamisfondile tagasi, sest tegemist ei olnud pankrotiga, oligi piisavalt varasid ja rohkem ka, kui kohustusi oli, aga esimeses otsas makstigi välja hoiustajatele nagu tagatisfondi kaudu ja see ei käinud niimoodi nipsust, et üleöö, et oligi, seal oli teatud ajad nagu kus sa pidid ootama, sa ei saanud niimoodi, et sa lähed panka ja võtad kohe välja. Nii et sihukest asja ei maksa nagu tahta, ega ise esile kutsuda. Ja, ega ma pigem just tuletaks meelde, et ega väga paljud, kes meil siin hoiulaenuühistu liikmed on, et me ei ole seal ikkagi sellepärast, et saada mingeid meeletuid intresse taga, vaid ikkagi suuresti on tingitud ikkagi ühisest mõtlemisest ja ühisest mõttemaailmast ja maailmavaadetest, et see on, ütleme, et see ühistuline mõtlemine, et see on nagu parteis olemine. Ma tooks väikse analoogi lihtsalt, et finantsilisest parteis, kus on nagu üheselt finantsilised mõtlevad inimesed on kokku tulnud ja püüavad siis nii-öelda ühiselt asja. Aga me ühiselt teeme siin ühe kiire reklaamipausi ja siis Finantspartei. Jah, teeme ühe kiire reklaamipausi ja siis tuleme tagasi. Eesti Kroon.
saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Oleme tagasi saatega Eesti Kroon, saade rahast, pangandusest, investeerimist ja majandusest ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Ja jätkaks ikkagi, täna on meil selline väga ühistuline saade, et ikkagi ühistuliste teemadel, et minu vastas istub mees, kes on jällegi siin ajalehe veergudele pääsenud ja ikkagi üks skandaal läheb teist taga, et kui võib lausa öelda, et mõni meil avaliku elu tegelane ka nii palju tähelepanu ei saa kui sina viimasel ajal. Ja mure ikkagi üks ja siin tahakski seda, mitte et ütleks, et musta pesu siin eetris pesta, vaid et tahaks nagu sinupoolset nagu selgitust, et me kõik oleme, kes meil siin lehti loeb, et oleme lugenud siis inimeste poolset kaebust või siis inimeste poolset kaebust kui sellist, et Tartu Hoiu-laenuühistu tütarettevõtte poolt ehitatud majades on tekkinud mingid remondipraak ja mida siis ei taheta likvideerida ja minnakse selle pärast kohtusse ja nii edasi, et aga mis on sinupoolne vastusõna, et ühte osapoolt me oleme kui sellist nagu ära kuulnud, aga mis on sinu vastulause nagu? Jah, kõige halvem ongi nagu see, et tegelikult ma olen kogu aeg nagu öelnud seda, et vaata, kui mingid asjad on nagu kohtus, siis tegelikult ei ole õige nagu kuidagi üldse neid ajakirjanduses lahata. No see käib ka kõikide nende partei asjade kohta ja majandusvaidluste kohta ja eriti ka kriminaalvaidluste kohta. No antud juhul kriminaalvaidlustega tegemist pole, on tsiviilvaidlusega tegemist. Aga käib ka selle kohta, et tegelikult vaata, teine pool saab lubada endale mida iganes öelda. Ta saab lubada sõnu loopida ja otsest valet levitada niimoodi. Mina ei saa juba selle pärast, et ma olen 3 ettevõtte juhatuse liige, mis on Finantsinspektsiooni järelevalve all. Ja seadus ütleb väga selgelt, et mul peab olema laitmatu ärialane reputatsioon. Et vastasel korral ma kaotan õigus olla nagu nende tegevusluba võidakse ära võtta. Jah, kui ma tagasi astu tegevusluba, võidaks hakata nõudma minu tagasi astumist. Ja ma pean säilitama oma ärialast reputatsiooni, ma ei saa nagu kõike öelda, et kuigi ma tahaksin öelda. Ja teine asi on see, et mida ma ei tihkaks öelda ja mida ma ei soovitas ka teisele poolele, on nagu see, et aktiivsetest kohtumenetlustest ütleme, tuua ajakirjandusse, see ei pruugi kohtuniku silmis hea olla nagu selles mõttes. Et nii palju ma seal ütlen, et teist poolt näiteks, kes ajakirjandusse läks, ütleme seal Soinast selle asjaga, et kohtunik pidi teda kohtus korrale kutsuma, et ikkagi inimene läks nii bravuuri täis nagu oma asjadega ja et kohtupidamine on ka selline väärikas protsess ikkagi, kus mõlemad pooled peavad seadustest lähtuma ja seaduslikke argumente leidma ja ei saa nagu lahmida. Aga ajakirjanduslik kohtupidamine nii-öelda jutumärkides läheb nagu seda rada pidi, et ta otsib kõmu, eks ole. No ta otsib, et saakski rohkem klikke nagu, jah? No ja ta justkui näitab nagu seda, et mingi eraisik on nõrgem pool. Tegelikult on antud nendes küsimustes kõikides on ühistu nõrgem pool. Sellepärast, nagu ma siin ütlesin, et meie peame jääma härrasmehelikuks ka nendes oludes, kus teine pool ei jää härrasmehelikuks, sellepärast, et meid seob nagu ütleme see laitmatu ärialane reputatsioon. Nii et me peame ikka lähtuma ainult seadustest. Nii et seal vaidlus on muidugi selle üle, et nad on ise ka eravestlustes öelnud, et maja ehitasite vägeva. Kahjuks ei jõudnud ajalehe artiklile. Et nad oma koduga on kõik väga rahul, et mina soovitan Äripäeva ajakirjanikul minna täitsa tehagi reportaaž nagu seal nendes korterites. Tehkugi reportaaž Tartu Soinaste 47 rida elamu, et tehku pildid juurde ja vaadaku nagu, need on super elamud nagu. Super boksid ja super korterid. Ja midagi ei ole öelda, vaidlus käib kuuri üle. Ja vaata ajakirjaniku küsimus oligi nagu see, et ma alguses mõtlesin, kas ma üldse vastan nendele või mitte.
aga ma vastasin ainult sellel kaalutlusel, et kui ma oleks vastamata jätnud, siis ilmselt see artikkel oleks olnud nagu selles stiilis, et et Andro Roos keeldub kommentaaridest ja noh, see jätab nagu siukse mulje, et vaata, et noh, ongi midagi varjata. Et ma ainult sellepärast vastasin, et need küsimused tegelikult olid esitatud niimoodi, et seal Väärikas ei olnud vastata, et noh, näiteks oli üks küsimus oli niimoodi, et aga kuhu 1500 eurot kadus? Siis ma hakkasin mõtlema, mis 1500 eurot ja no ühesõnaga, mida sina vastaks, kui ma su käest küsin, et Maks, kus sa 1500 eurot panid? Ma ütleks, et mul ei liigugi sellist raha, lõpetage ära. No nii, ja teine oli siis see, et no vaat, seal ongi vaidlus käib nagu kuuri ehitamise üle, et 2 on kokku lepitud kuuri ehitamine, aga ülejäänud 6 ei ole kokku lepitud. Ja kuuri karkass muide on nagu valmis ilusti, et lihtsalt vaheseinad on vaja teha, aga kuna nemad kohtusse kaebasid selle asja, et siis meie kohtuvaidluse ajaks nagu peatasime nende vaheseint ehitamised, me vaatame ka seda, mida kohus nagu ütleb. Ja selle pealt nagu ka vaatame seda asja. Aga ülejäänud 6 ei ole nagu nii õigus saada neid bokse ja küsimus oli nagu ajakirjaniku poole pealt nagu selline, et aga miks te kokku ei leppinud lepingus nagu neid bokse? No aga see on samamoodi võib ju küsida, et aga Maksim, no ma käin siin raadios sinulle rääkimas nagu, et aga miks sa mul tasuta autot ei ole siia ette näinud või autojuhti? Aga miks sa ei ole? No, miks sa ei ole muga siukest lepingut teinud, et mul iga hommik oleks tasuta auto vastas nagu, et toob mind siia stuudiosse pärast viib tööle või koju? Pole sellist asja kokku leppinud. No pole kokku leppinud, aga näed, küsimus on nagu selles stiilis, et noh, et miks sa siuke pätt oled nagu, et näed inimestele kuuri ei taha ehitada ja lepingusse panna nagu seda. Ja noh, need on siuksed küsimused, et ma tundsin ennast nagu kahvlis olevana, et aga ma ikka vastasin nendele ja artikkel kukkus välja selline, et ausalt öeldes ega mingit kõmu tänu jumalale sealt midagi ei tulnud nagu, et muidu on ikka mõni liige helistanud, seekord ei helistanud keegi. Sest vaata, see artikkel algas ju ka ilusti nagu sõnadega või kuskil oli kohe alguses öeldud, et Tartu Keskerakonna piirkonna esimees ja linnapea kandidaat, noh, ma ei tea, igale mõtlevad inimesele on nagu selge, miks see artikkel kirjutati. Ja tahad, ma ütlen, pärast mida see artikkel tuli. Ma kogusin ju allkirju, ja sain 1800 allkirja kokku ja see läks nüüd Riigikogusse, ma ei tea, kuhu kelle komisjoni ta määratakse, varsti kutsutakse mind ilmselt esinema sinna komisjoni ette ja seda seisukohta kaitsma, aga ma tegin ju rahvaalgatuse, et Kaja Kallaselt ja Kadri Simsonilt ära võtta teenetemärk, riigivapi 2. klassi orden, mis president neile määras. Ja saab olema huvitav arutelu tegelikult see Riigikogu komisjonis, sellepärast, et näed, USA asepresident või vabandust, riigisekretär, välisminister ka ei võtnud ju Kaja Kallast vastu. Nii et noh, kui talle riikluse edendamise eest see aumedal nagu anti, noh, et ega ta väga ju riiklust edendanud ei ole, et kui isegi Ameerika meie kõige suurem liitlane välisminister ei taha nagu vastu võtta, et noh, et millest me nagu räägime siis. Ja see andis nagu jõudu juurde sellele asjale, et noh, 1800 eestlast omal kirjaga on üks asi ja teine asi on veel, või esimene asi isegi on see Rubio, Ameerika välisminister, kes on ka nagu meiega tegelikult ühte ritta astunud, et riikluse edendajad on ikka nagu need, kes suudavad tagada, ütleme, meie iseseisvust ja head äraolemist ja sealhulgas ka häid liitlassuhteid, aga kui on nagu ehitatud järelikult oma peaministri aja jooksul nagu sellist poliitikat ja diplomaatiat, et sinu liitlased ka sinust midagi kuulda ei taha. No siis sa tegelikult ikka riiklust edendanud ei ole. No see selleks, see on ka minu hinnang ainult, see ei pruugi õige olla. Et võib-olla enamik arvab nagu teistmoodi ja ma aksepteerin seda. Aga mida ma öelda tahan, nii kui see algatus tuli, ma ise oma peas mõtlesin, et aga nüüd nad laksavad ära nagu mingi asjaga. Ja paari päeva pärast tuli Äripäeva ajakirjanik kirjutas ja no siis ma juba nägin, et küsimuste stiil oli selline, et no vaata, kui räägitakse, artikkel algas ka ju niimoodi, et järjekordsed jamad, noh, umbes niimoodi jääb mulje, et näed 20 aastat Tartu Hoiu-laenu ühistut tegutsenud ja siin maju ehitanud ka ja niimoodi ja üks jama jääb teist taga, et ainult paska teevadki nagu, midagi head ei olegi nagu, no siuke tunne ja vaata, kui sa küsid, et no sellistel hetkel mul tekib küll siuke tunne, et aga viskaks lusike nurka nagu vaata, et kui see kõik on nii halvasti. Aga õnneks muidugi see Äripäev ei esinda tervet Eesti rahvast ja ega ühistu enamiku arvamust ja ühiskonna enamiku arvamust ei esinda, nii et noh, ma sellepärast ei hakka lusikat nurka viskama. Aga tuju võtab ära küll natukene.
ja mis see teine näide seal oli Pärnus, oli nagu see, et inimene pöördus minu poole, tal on mingisugune osa maksmata. Pöördus minu poole, ühistumajadele maksmata. Et kas tahaks graafikut? Ma ütlesin, et ikka saaks graafikut ja ma isegi intressi ei küsi su käest. Et maksa ära lihtsalt niimoodi graafiku järgi. Ja siis ma mõne päeva pärast näen neid ajakirjaniku küsimusi, et näed, see inimene ka kuidagi üles leitud ja järelikult ise kaebama läinud kuidagi sinna. Et see ongi kuidagi nii, ma olen aru saanud oma tegevuse jooksul, et ma püüan pidevalt muuta ennast, et ma ei ole vastutulelik inimestele enam, et ma tahaks muuta selliseks halvaks vanameheks, nagu, et abe ka juba ette torisejaks ja siuke, et mitte kellegile vastu ei tule. Aga mul on siuke hea ja pehme süda, ma alati tulen vastu. Aga väga paljud inimesed tõlgendavad nagu seda niimoodi, et kui vastu tuleb, järelikult ta tuleb sellepärast, et tal on must hing ja et tal midagi on varjata ja et ta nagu ühesõnaga väriseb või põlved värisevad, eks ole, et ma lükkan talle veel nagu ora kuhugile sügavamale sisse, eks ole. Tegelikult ma pean ütlema, kõik, kes te kuulate minu vaenlased, nagu, ma ei ole nagu selline, ma olen hea südamega inimene, aga ma ei ole nõrk inimene, ma olen isegi julm inimene, võin olla, kui minu suhtes ollakse julm või ühistu suhtes või minu lähedaste suhtes, ma olen ka julm inimene, eks ole. Aga nii kaua, kui minu suhtes käitutakse hästi ja lugupidavalt, olen ma alati teiste suhtes nagu viisakas, lugupidav, ma ei karju, ma ei ropenda ja väga paljud inimesed, kes mind ei tunne, isegi ütlevad niimoodi, Andro, sa oled niisugune pehme inimene ja kuidas sa poliitikas läbi lööd. Aga ma lööngi nagu headusega ja ühistu teemas ka headusega löön läbi. Ma tahan uskuda, et inimesed on head, aga kui nad ei ole head, vaata, siis tuleb vasar välja võtta ja sellega lagi pähe lajatada. No, mina võtaks selle kokku niimoodi, et ma saan aru, et su lahingud seal kohtutes tihti peale paraku näevad välja siis metafoorist rääkides niimoodi, et vastane on poksikinnastega ja sina pead võitlema siidikinnastes. Siidikinnastes üks käsi selja taha seotud nagu. Jõudu jaksu sulle nendes lahingutes, selline see tänane saade sai. Aitäh kõikidele kuulamast ja kuulake meid järgi kõiksugustel platvormidel ja kohtume juba jälle uuel nädalal.